tšauki jälle ja tere tulemast minu kanalile. Soenguvideo. Ja täna selles videos ma otsustasin näidata teile, kuidas teha prantsuse punupatsi. Ja mis sul põhimõtteliselt prantsuse punupatsi jaoks vaja läheb, on juuksehari. See võib olla ükskõik milline juuksehari. Mul on tängelteeser. See võib olla, ma ei tea, see, mis sobib sinu juustele, seda kasutagi. Ja patsikumme või patsikumm. Põhimõtteliselt oma juuksevärviga oleks kõige paremad patsikummid. Võib olla kirju patsikumm, aga vahet ei ole. Loomulikult ma kammin oma juuksed üle selle, mul on siin taga peegel, nii et ma kammin oma juuksed läbi, et ei oleks ühtegi takku juustes ja niimoodi. Ja seda võib kasutada minu meelest koolis, tööl, kui sa natukene paned ehteid sinna või niimoodi juustekaunistusi, siis sa võid kasutada seda näiteks kellegi pulmas või peol kuskil või see on nii mitmekülgne see soeng, et minu meelest seda võib igal pool kasutada. Ja mis ma siis teen? Ma võtan harja endale valmis. Võtan pealaest siit endale mingi suvalise osa. Ehk see tähendab seda, et ma võtan ükskõik kui palju. Võtan mingi, oletame, et ma võtan nii palju juukseid. Nii. Mul on nüüd siukene salk siin. Niimoodi. Nii. Ja nüüd ma teen selle salgu kolmeks. Nagu ikka tavalises punupatsis. Ja punun selle vasakul pool oleva salgu keskele ja paremat pool oleva salgu keskele. Nüüd mina teen nii, et võtan juukseid siit kõrvalt. Vahet pole kui palju ja võtan siia vasakusse salku koos vasaku salguga. Tõmban niimoodi juuksed lahti. Punun selle uuesti keskele niimoodi. Niimoodi on mul lihtsam. Osad teevad niimoodi, et nad paned selle vasaku salgu otse keskele. Aga mina olen õppinud niimoodi ja nii on minu meelest palju lihtsam. Ja siis ma võtan paremat poolt salgu. Ja võtan koos selle parema salguga siit juukseid tähendab paremalt poolt. Ja punun selle siia keskele. Nii. Ja täpselt samamoodi. Siin on mu salk. Võtan juukseid. Ühendan selle oma salguga. Ja punun keskele. Ja korra veel. Vasakult poolt juukseid. Salku. Keskele. Nüüd ma teen ilma peeglita. Aga seda tasub peegli eest teha. Ja nüüd ei ole muud kui lõpuni välja. Nii. Ja nii, nüüd imestate kindlasti, et nüüd on mul otsas ja siis juuksed otsas, siis jätkate punumist tavalise 3 punupatsi süsteemis. Siis ma toon juuksed külje peale. Hoian neid niimoodi endast eemal suhteliselt otse ja punun endale lõppu niimoodi. Punud ükskõik kaua sa tahad lõpuni välja, võid jätta keskelt siit niimoodi pooleks ka ja võid jätta nagu punupatsina või selle ponisabana, aga nii. Nüüd panin mina patsikummiga selle kinni ja ei ole muud kui selline pats sellest tuligi. Ja nüüd loomulikult, kui sa tahad olla überfancy ja oled õppinud selle prantsuse punupatsi ära, siis ma õpetan teile sellise punupatsi nagu Hollandi punupats. Kui sa oskad seda teha, seda prantsuse punupatsi, siis ei ole muud kui teha see Hollandi punupats. Ja see on ka
nii, et kõigepealt loomulikult kammid oma juuksed läbi, seepärast sa vajad sinna ka ainult patsikummi ja juukseharja. Ja kammid oma juuksed läbi, et pole ühtegi takku. Salgu endale üleosalt niimoodi teed nagu siukse pealaest siukse punupatsi endale. Ja nüüd ma vaatan sellepärast peeglisse, et tuleks ilusamini see välja. Nii. Ikka, sul on siukene väike salk siin või kuidas seda nimetada. Ja nüüd jälle muud, kui sa teed täpselt samamoodi. Jagad kolmeks selle. Niimoodi. Aga nüüd sa ei hakka mitte pealt punuma, nagu tavalist punupatsi punutakse, vaid nüüd sa hakkad alt punuma. Ehk siis niimoodi, et sa võtad selle vasaku salgu, punud alt keskele. Nii. Ja täpselt samamoodi selle parema salgu alt keskele. Nii. Ja ma punun ühe korra veel, kuna siia jäi. Ja alt keskele. Nüüd ma võtan juukseid siit kõrvalt. Liidan selle siia salku, mis mul on siin pool kätt. Ja ei ole muud kui alt keskele. Ja siit täpselt samamoodi võtan juukseid. Punun alt keskele. Juuksed alt. Täpselt samamoodi. Nii, aga alt. Kogu aeg ainult alt. Mitte pealt. Alt. Nii. 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 Ja paneb patsikummiga oma juuksed kinni. Patsid oskate teha, siis on minu meelest see juba saavutus, sellepärast, et need on imelihtsad punupatsid, need on imelihtne teha ja kooli võite minna, tööle võite minna, ükskõik. Ma loodan, et teile meeldis see video. Ja loomulikult pange sellele videole like ja kui te tegite need punupatsid järgi, siis Instagrami pange hashtag #ChiquitaPassion, siis ma näen, kas te olete proovinud neid punupatse. Ja mul ei ole muud kui aitäh vaatamast, näeme mu järgmises videos. Tšau!